ning Konjunktuuriinstituudi ning Konkurentsiameti ühisest uuringust selgusid kõige konkurentsitihedamad eluvaldkonnad, samuti need valdkonnad, kus konkurents on väike või puudub üldse. Kõige tihedam oli konkurents vingumise valdkonnas, kus tänase päeva seisuga on tegijaid turul kõige rohkem. Järgnevad pidev hala ja hädaldamine ning käega löömine. Oluliselt väiksem on konkurents tegus ellusuhtumise valdkonnas. Uuringu autorid soovitavad paremaks toimetulekuks lüüa kaasa neis valdkondades, kus konkurents on kõige nõrgem, mitte aga pingutada hala ja hädaldamise alal, kus on ees juba aastate pikkuse kogemustega professionaalsed maailmatasemel tegijad. Kuulsite uudiseid. Hädavaevufirmad toovad aga alates järgmisest nädalast turule uue teenuse, milleks on SMS-vaev. Uue teenuse järele on teenusepakkujate sõnul turul suur nõudlus, sest vaatamata probleemide esmapilgul suurele tunduvale hulgale on ikka veel piisavalt inimesi, kes tunnetavad, et elu on liiga kerge. SMS-vaev annab täiendava võimaluse oma igapäevase elu oluliselt huvitavamaks muutmisel. SMS-vaev on väga mitmekesine teenus, mis tagab väga vaevarikka elu pikkadeks aastakümneteks. SMS-vaev käivitub, kui saata lühinumbrile sõnum, mis maksab 10 000 eurot ja seejärel kaevatakse sõnumisaatja esialgselt koheselt kohtusse. Ning üks operatiivteade: Leepaku päästekomando sai läinud ööl teate, et ühest aleviku kortermajast on tunda tugevat kärsahaisu. Kohale sõitnud Päästeametil õnnestus poole tunni pärast kärsa haisemine peatada. Kärsa omanikule tehti rahatrahv 30 päeva palga ulatuses. Edasise ohu vältimiseks otsustati kärss likku panna. Kuulsite uudiseid. Uudiste eetriaeg, stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et kaugtöökohtade loomisel on viimastel kuudel olnud olulisi edasiminekuid ja kaugtöökohtade lisandumine hoogustub veelgi. Kaugtöökohad on aidanud ja aitamas peamiselt maapiirkondades elavaid töötuid, kuid ka linnades elavad inimesed on neist palju abi saanud. Kaugtöökohad muutuvad ka üha kaugemateks. Kui seni olid need peamiselt Soomes, Rootsis või Norras, siis nüüd üha sagedamini ka Austraalias. Peatselt loob valitsus enam kui 200 000 kauget töökohta Hiinas Jiangxiao provintsis. 10 aasta pärast on igal eestlasel oma kaugtöökoht ja töötuse probleem on jäänud kaugeks. Veel tööteemadel. Valitsus annab teada, et on endale eesmärgiks number 1 seadnud töötervishoiu ja tööohutuse senisest parema tagamise. Tööõnnetused leiavad aset ikka tööl olles ja valitsusel on õnnestunud viimaste aastate jooksul töötavate inimeste arvu oluliselt vähendada. Just inimeste eemale hoidmine tööst tagab kõige parema tööohutuse ja väldib nii kulutusi inimeste ravimisele. Umbes 100 000 inimesel pole tööohutusega pikemat aega juba enam mingisugust muret. Ebavõrdsus Eesti rikaste ja vaeste vahel on vähenenud. Kui 2008. aastal kaebas rahapuuduse üle 78% vaestest ja eelmisel aastal 69%, siis 2011. aastal täheldasid rahapuudust esmakordselt ka Eesti rikkad. 43% Eesti rikastest märkis, et ei tule enam ots otsaga kokku. Kui näiteks selle aasta jaanuaris oli raha hädas iga teine Eesti vaene ja iga 6. Eesti rikas, siis juba aprillis oli rahalistes raskustes iga 4. Eesti vaene ja iga 5. Eesti rikas. Rikaste ja vaeste vahelise ebavõrdsuse kadumist ennustavad analüütikud hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks, kui keskmiselt on raha hädas iga Eesti vaene ja suures raha hädas on iga Eesti rikas. Selgunud on ka aasta esimese kvartali arvamusliidrid. 3. auhinnalisele kohale jäi 34-aastane Guido Semm, kes arvab, et tema alatises rahapuuduses on süüdi kõik teised inimesed, kes on tema eest kõik raha ära teeninud. Teiseks tuli 46-aastane Lembit Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsetada, siis annab asbestist pesu olulise võidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vellok, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik, et tema istub rahulikult diivanil ja vaatab vormelit. Liikluspolitsei aga väidab samal ajal, et ta sõidab oma sibiautoga 4. tundi ümber poe. Ja finantsmaailmast. Eurohala riikide eilsel koostöönõupidamisel otsustati hala laienemisest lähematel aastatel hoiduda, sest eurohala on juba piisavalt tugev ja ulatub kaugele. Halatavate probleemide täpne ulatus on selgitamisel, kuid siiski võib täie kindlusega väita, et eurohala ei lagune, vaid tugevneb iga päevaga. Ja lõpetuseks, eile kell 13 astus Tallinnas Liivalaia tänaval ettevaatamatult kohtu ette 23-aastane Ahto, kes oli teel Vargile lähedal asuvasse kauplusse. Vaid istungit juhtinud kohtuniku suure vilumuse tõttu õnnestus kohtul karistamisest seekord mööda manööverdada. Sotsiaalministeerium annab teada, et järjestikuste hinnatõusude ajal on siiski inimestele ka positiivseid uudiseid. Ministeeriumi spetsialistide grupp on valmis saanud analüüsi, millest ilmneb, et hinnatõusud jätavad inimestele järjest enam raha kätte. Kõik hinnad on Eestis kas jõudmas või ka ületamas Euroopa keskmist, inimeste sissetuleku taga on Euroopa keskmisest oluliselt erinevamad. See tähendab, et kui hinnad veelgi tõusevad ja palgad langevad, saavad inimesed poest üha vähem osta kuni selleni, et paari aasta pärast ei jõua inimene enam poest midagi osta ja kogu palk jääb talle kätte. 10 aastaga peaks Eestist nii saama Euroopa kõige rikkam riik.
Tere uudistestuudiost, mikrofoni ees Rohke Debelak. Valitsus võttis eile vastu põhimõttelise otsuse põhiseaduse muutmise alustamiseks. Pärast riigis välja kujunenud finantsilist ja mentaalselt olukorda otsustas valitsus, et põhiseadusest tuleb ära muuta see seaduse osa, mis sätestab, et riigis on kõrgeima võimukandjaks rahvas. Tänane reaalne elu on näitamas, et see põhiseaduse säte on elule jalgu jäänud ja vajab muutmist, et põhiseadus ja tegelik elu oleks ka kooskõlas. Riigikogule saadetud põhiseaduse muudatuse eelnõu näeb ette, et alates uuest aastast ei ole kõrgeima võimukandjaks riigis mitte rahvas, vaid kõrgeima võimukandjaks riigis on raha. Kuigi võib väita, et rahvas ja raha ongi tegelikult üks ja seesama asi, on siiski nüansse, mis on segased. Tänasel päeval on selge, et raha tegelikult otsustab kõik, teatab peaminister selgituseks eelnõuga kaasas olnud kirjas Riigikogule. Järjest enam kuuleme, et üks või teine asi seisab raha taga või ühte või teist asja tehakse ainult raha pärast. Raha on tänaseks päevaks tõusnud kõige tähtsamaks prioriteediks suhtlemisel nii üksikisiku kui riigi tasandil. Kõiki eluavaldusi hinnatakse ümber konkreetseteks rahanumbriteks ja raha ning jõukuse kogumine on peaministri sõnul üldrahvalik ainueesmärk. Kui põhiseaduse parandus rahvahääletusel läbi läheb, on see viimane kord, kui rahvas midagi otsustab. Edasiseks otsustajaks on tulevikus ainult raha ja inimestele jääb rohkem aega raha teenimiseks, mitte riigiasjadega tegelemiseks. Tallinna liikluskorralduskeskus aga teatab, et valesti parkijate ohjeldamiseks on tehtud palju jõupingutusi ning võitlus valesti parkijatega ja autode teiseldamine lõpetatakse. Suure nõudluse tõttu avatakse sellel suvel Tallinna kesklinnas valesti parkla, kuhu mahub valesti parkima enam kui 2000 sõidukit. Valesti parklas puuduvad igasugused reeglid, sõidukeid võib parkida kuidas hetkel meeldib. Valesti parklas on kõik parkimiskohad tähistatud invamärgistusega, on vöötradu ja kõnniteid, mis markeerivad tavaliikluses toimuvat ja valesti parkijale jääb meeldiv mulje, et ta pargib tõeliselt valesti. Kui valesti parkla ennast õigustab, siis rajatakse ka valesti parkimismaja. Uudistestuudios valmis Rohke Debelak. Kaitseministeerium annab teada, et mõningane segadus mobilisatsioonivarude soetamise ja riigisaladuse ümber vajab selgitamist. Tegelikuses segadust ei ole ja tegemist on põhjalikult läbimõeldud plaaniga, milles oma osa on just riigisaladusel. Vastavalt kaitsedoktriinile on riigisaladuse senisest laiem rakendamine kohustuslik. Pikemas perspektiivis on kaitsejõududel plaanis riigisaladus viia sellise tasemeni, et kogu Eesti riigi eksisteerimine on saladus ja potentsiaalne agressor lihtsalt ei tea, et Eesti olemas on ja seega pole tal ka võimalik meie riiki rünnata. Tänasest toimuvad Tallinna loomaaias kakuliste puuride juures soovijatele pimedas nägemise kursused. Õppetöö algab kell 22 õhtul, kursus on soovijatele tasuta, selle eest maksab linn. Vabad vahendid on leitud tänavate pimendamisest saadud kokkuhoiu tulemusena. Kakuliste õpituba annab inimesele võime hämaras või päris pimedas hästi näha ja orienteeruda. Edasi jõudnud saavad sügisel 2 nädalaks sõita piusakoobastesse, et õppida nahkhiirtelt kajalokatsiooni abil orienteerumist. Vastavad võimed saab sellel aasta lõppesse panustatud raha eest omandada 25 000 tallinlast. Täielikult on pealinna elanikud programmi kohaselt pimedas elamiseks vajaliku kohandumise omandanud 5 aasta pärast. Kaasates sotsiaalteadlasi on aga valitsusel peatselt plaanis selgeks vaielda, kas tasuline kõrgharidus paneb noore pingutama või mitte. Kui selgub, et tasuline kõrgharidus tõepoolest on positiivse mõjuga, siis tuleb uurida ka teiste seni poolenisti tasuta olnud teenuste tasuliseks muutmise võimalusi. Üheks variandiks, mida ühiskonnas lähiaastatel katsetada, olekski tasuline kõrgharidus ja seejärel tasuline töökoht. Tõenäoliselt paneks tasuline töökoht inimese ka rohkem pingutama. Tööandjad on seni olnud tasuliste töökohtade suhtes, kus inimesed ise töötamise eest peale maksavad, olnud suhteliselt positiivselt meelestatud. Justiitsministeeriumis on aga valmimas eelnõu, mis lubab tulevikus linna- ja vallavolikogude saadikuid vabalt osta ja müüa nagu sportlasi. Kuna erinevate allikate infole tuginedes võib väita, et mitmes volikogus käib aktiivne poliitikute üleostmine, samas aga säilitavad poliitikud näiliselt oma erakondliku kuuluvuse, tekitab see segadust ja on ka valija suhtes ebaaus. Uue saadikuostuseaduse kohaselt saavad aga erakonnad üksteiselt osta soovitavaid poliitikuid ja erakonnad ise saavad ka müüa poliitikuid, kellede eest on tehtud hea pakkumine või kes ei ole enam meeskonda sobivad. Poliitik saab ostu-müügitehingult oma protsendi, mis on iga kord 3-poolsete läbirääkimiste objektiks. Tõenäoliselt võetakse seadus vastu juba sel sügisel ja seni on poliitikute ostmine ja müümine siiski seadusega vastuolus. Ja valitsuses oli eile lõplik õpetajate palgatõusu teemaline nõupidamine ning kõiki poolt ja vastuargumente arvesse võttes otsustati palgatõusu ettepanekud tagasi lükata. Peamine põhjus peitub valitsuse sõnul pedagoogides enestes. Kui õpetajad oleksid omal ajal teinud oma tööd nõuete kohaselt ja õpetanud praegu valitsuses töötavaid inimesi nii nagu peab, siis peaksid valitsuse liikmed praegu õpetajate palgatõusu elementaarseks. Nii see aga ei ole.
õpetamises on olnud tõsiseid puudujääke ja see ei võimalda valitsusel täna teha teistsuguseid otsuseid. Kuna õpetajate hulgas on palju neid, kes on töötanud õpetajatena ka 30 aastat tagasi, siis võib oletada, et palju ei ole muutunud ja endiselt kasvatatakse enesekeskseid piiratud maailmapildiga inimesi, kellele laiemate arengute ja üldrahvalike prioriteetide mõistmine käib selgelt üle jõu. Kuni olukord ei parane, pole valitsuse sõnul õpetajatel ka palgatõusu loota. Kuulsite uudiseid.